tulemast järjekordsesse webinari, mis on sarjast reaalaja majanduse podcastid ja webinarid. Ja täna räägime e-arvetest ja e-veose lehtedest, mis on reaalaja majanduse terviklahenduse võtmeteks. Seminaris arutame selle üle, kuidas digitaalsed standardid, e-arve ja e-veose leht toetavad tõhusamat andmevahetust avaliku ja erasektori vahel ja loomulikult erasektori omavahelises äritegevuses. Ja räägime sellest, kuidas nende rakendamine aitab lihtsustada protsesse, tõsta andmete kvaliteeti ja suurendada läbipaistvust kogu tarneahela ulatuses. Ja vaatame korraga erinevaid praktilisi kasutusjuhte. Meil on stuudios täna mitmed digilogistika ja e-arvete eksperdid, kes räägivad, millist praktilist kasu ettevõtted ja ühiskond tervikuna sellisest digiteerumisest ja reaalaja majanduse kontseptsioonile liikumisest saab. Räägime ka olulistest muudatustest, mida Euroopa Liidus sageli jälle ka meie poole suunatakse ja millest tervikuna terve Euroopa kasu saab, nimelt EFDI ehk Electronic Freight Transport Information määrus, mis jõustub 2027. aastal, tuleb mõne aja pärast jutuks. Ja kindlasti tahame rääkida ka sellest, kuidas Eesti riik toetab kogu reaalaja majanduse poole liikumise tehniliste platvormide ja lahenduste ehitamist oma toetusmeetmetega läbi ettevõtlus- ja innovatsiooni sihtasutuse. Aga hetkel vast sissejuhatuseks kõik ja ma palun esinejaks Ulrika Hurt, kes on TalTechi ärikorralduse instituudi lektor ja digilogistika keskuse juhatuse liige. Tere tulemast, Ulrika! The floor is yours. Tere, aitäh, Margus! Ja aitäh kõigile teile, kes te olete kuulama tulnud ja kõigile teile, kes te kuulate meid hiljem järele. Mina olen Ulrika ja mul on hea meel juba päris mitmendat aastat tuua igal korral teie juurde, kes te mitmendat korda olete kinnitust, et kõik on ikka veel nii, nagu me oleme rääkinud. Ja nendele, kes on uued, meenutusi ja julgustust, et tõepoolest me siis tegeleme Euroopa tasemel uute arendustega ja et see, mis kõik on tulemas, on siis teie jaoks ka infona hästi kättesaadav. Olen siin sellepärast, et juba tänaseks pea 10. aastat tegeleme erinevate digitaliseerimise projektidega ja just nimelt paberivaba e-veose lehe, aga kõige juurde kuuluva elluviimisega ja erinevates projektides, mida olen teinud ja mida olen vedanud, oleme siis kõike seda, mis rakendatud saab, katsetanud ja teeme seda ka täna, ehk et kõik need projektid, mis meil on töös, proovivad EFT-t ja igasuguseid muid seotud andmevooge omavahel siduda ja seda siis testimisega, ehk et tuleb õigusakt, tehakse juhised, projektidega me katsetame need läbi, leiame kitsaskohad, muudame, täiendame ja anname siis juba täiendavat sisendit ka õigusaktide täpsustustele. Et see on siis see, mis mina olen teinud ja mida me oma meeskondadega igapäevaselt teeme erinevates Euroopa konsortsiumites ja ka siis igapäevaselt täna töötan koostöös Euroopa Komisjoniga, et neid just nimelt elektroonilise kaubaveo nõudeid detailidesse viia ja tehnoloogilisi nõudeid ka siis ära kirjeldada, mida üks ühele siis üle võtta saab. Tulen siis selle juurde, mis on EFT. EFT on elektrooniline kaubaveo teave, Electronic Freight Transport Information. EFT ise mingi uus dokumendi tüüp ei ole.
aga on märksõna, mida ilmselt vähemalt järgmise aasta ja kindlasti 2 jooksul peaksid kõik tarneahelate osapooled tundma, teadma ja teadma, mis see on ja mis on selle piirid. Ja EFTI ei ole siis ise e-veose leht, aga e-veose lehed, mis on hästi koostatud, on sisendiks EFTile ja sisendiks sellele, et korrektselt saaks piiriüleselt andmeid vahetada nii e-veose lehtede pealt, kui siis ka tugidokumentatsiooni pealt ja pikemas plaanis ka siis mitte ainult pädevate asutuste jaoks, vaid siis ka ettevõtete jaoks omavahel ja tarneahelate sees, nii et need sünkroniseeriksid siis ka näiteks e-arvete ja erinevate muude dokumendi ja andmekirjandusvoogudega kuni tellimuste, kinnituste ja allkirjadeni. Ja sinna me peame veel alles jõudma. Ehk siis EFTI, mida teie ja meie kõik peaksime järgmise 2 aasta jooksul omandama ja juulist 2027 ka siis rakendame, saame kasutada, on nõue, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, nende pädevad asutused, peavad olema võimelised vastu võtma kaubaveoteavet, ehk siis e-veose lehtede informatsiooni pealt teostama päringuid, kui ettevõtted on selle informatsiooni digitaalsel kujul ette valmistanud ja oma e-veose lehed ja elektroonilise kaubaveo info pannud üles vastavatesse infoportaalidesse või siis vastavatesse infoteenustesse, mida nimetatakse EFTI platvormideks, mis on täna siis teenusepakkujad, mida veel ei ole, aga mis ka siis võiksid olla olemas. Ja selle määruse rakendamise käigus, tegemist on määrusega, mis rakendati võeti vastu aastal 2020, kui te sellest kuulnud ei ole, siis on viimane aeg seda siis nüüd teada. Ja selle alusel siis ettevõtetele ei muutu elektrooniline andmete kasutus kohustuslikuks, küll aga tekib neil võimalus kasutada mitte ainult PDF e-veose lehtesid, vaid kasutada vastavalt siis andmemudelitele korrektseid e-veose lehtesid, mille pealt saab luua korrektsed elektroonilise kaubaveoteadme andmekomplektid ja juba selles ühtses standardiseeritud maailmas olla oma kaubaveotoimingute ja tarneahela toimingutega pädevate asutuste jaoks inglise keeles on hea sõna, see compatible, ehk siis olla sobilikud, et pabereid mitte esitada ja pabereid mitte kaasa tassida. Ja nagu juba öeldud, siis see on ettevõtete jaoks võimalus ja ettevõtted, mis on Eestis juba informatsiooni omavad ja sellest EFTI arendustest ja arengutest teadlikud, on siis vaikselt ka juba sellele valmistumas ja ettevõtted, mida siis selle teenuse pidamiseks tarvis on e-veose lehtede platvormid ja EFTI platvormid. Ja antud juhul siis EFTI ja e-veose lehe platvormid võivad olla ka ühes teenuses koos. Eestis on selleks ka päris mitu platvormi juba töös ja arenduses, aga need teenused võivad ka asuda eraldi, ehk et need võivad olla ka siis loodud mitmekesiselt erinevate partnerite koostöös, nii et e-veose lehtesid võib siiski ikkagi veel valmis panna ja luua kaubaettevõte või siis tootmisettevõte või veoettevõte ise ja EFTI platvorm loeb siis need andmed endale külge ja teeb need siis kättesaadavaks juba õigel andmestandardi kujul ja piiriüleselt. Et nendesse tehnilistesse detailidesse me kindlasti täna ei tahaks minna selles webinaris, aga sellele on siis olemas eraldi materjalid, eraldi webinarid, eraldi koolitused, mis selgitavad hästi täpselt, millised need protsessid on, millised on alternatiivid ja millised on juhtumid siis, kui veost ettevalmistav ettevõte soovib veoselehti ise ette valmistada ja neid luua ja tulevikus hakata neid paremal andmestandardil looma.
EFTi platvormidega lihtsalt vahetada, neile neid kättesaadavaks teha, või siis millised on ka need toimingud, kui üks ettevõte soovib tervenisti kasutada e-veose lehe platvormi, millel on siis EFTi funktsionaalsus küljes. Ja EFTi määrus on täna mitmekihiline, ehk et määrus ise on põhitekst, aga määrusel on olemas siis rakendusaktid ja delegeeritud aktid, mis täpsustavad, kuidas neid nõudeid, mis siis on ette nähtud ja kuidas neid nõudeid siis rakendada ja millised peaksid olema täpsed tehnilised toimingud, mida ettevõtted peavad tegema ja millised peavad olema need toimingud ja infosüsteemid, mis ka siis liikmesriigid või pädevad asutused või ministeeriumid, haldusalas olevad asutused peavad siis enda jaoks looma. Ja kui see põhitekst on tänaseks siis juba 5 aastat vana, 2020 vastu võetud, siis rakendusaktid ja delegeeritud aktid on vastu võetud detsembris 2023, pigem isegi 2024 siis on jõustatud ja viimane siis, mis puudutab EFTi platvormide nõudeid, sai vastu võetud nüüd siis 10. juulil, et päris värske. Ja selle rakendusperiood tähendab siis seda, et õigusakt küll on välja tulnud, aga rakendama ja kasutama ja kõik siis paberivabalt sõitma saab siis hakata juulis 2027, mis on tegelikult juba 2 aasta pärast. Nüüd EFTi selline pilt on ju, et EFTi on kihiline moodustis ja EFTi toob kaasa selle, et igasse liikmesriiki luuakse üks infosüsteemide kiht, mida me nimetame lihtsustatud EFTi gate'iks ehk siis EFTi väravaks. Ja see EFTi värav hakkab olema igas liikmesriigis, mis Euroopa Liidus on, vähemalt üks on neid ja igas liikmesriigis on see täpselt samasugune. Ta võib olla natuke tehniliselt erinevalt üles ehitatud, see on okei, aga see, milliselt sellesse ühenduvad külge EFTi platvormid, selleks, et nende taha saaks ühineda e-veose lehe platvormid, et e-veose lehed reaalselt sealt siis ka andmeid saaks nende pealt lugeda ja et neid saaks siis kasutada. Ja nende EFTi gate'ide külge tekitatakse siis vahetult teenus, mida nimetatakse search mechanism ehk siis otsingumehhanism ja registry of identifiers ehk siis identifitseerijate või identifikaatorite register, mis kolmekesi koos moodustavad justkui raamatukogu ja raamatukogude võrgustiku, nimetagem seda nii, et seal nende kaudu siis toimub infovahetus olemasolevate veoselehtede kohta, mis on EFTi platvormidel, e-veose lehe platvormidel moodustatud ja aktiveeritud ja nende pealt ja nende kohta ja nende seest siis andmete küsimise jaoks. Ja seda kihti või sellist võrgustikku me nimetame siis EFTi väravate võrgustikuks ja need EFTi väravad omavahel suhtlevad kinnises, väga reguleeritud võrgustikus, neid on siis 27, eeldatavalt küll usume, et kõik liikmesriigid teevad endale oma, aga on ka võimalik, et mõnel on 2 peale 1 või mõni riik teeb endale 2, täna seda veel ei ole kinnitatud, et see peab nii olema, aga 27 väravat siis omavahel suhtlevad juhul, kui toimub pädeva asutuse päring. Ja see pädeva asutuse päring veoselehtede või veoselehtedelt tuleva EFTi andmestiku lugemiseks saab toimuda ainult pädeva asutuse kinnitatud teenusplatvormilt, mis on oma liikmesriigis ühendatud oma liikmesriigi EFTi väravaga. Ehk et igal liikmesriigil on siis teatud hulk pädevaid asutusi, näiteks maanteepolitsei mõnes riigis, Eestis on politsei ja piirivalveamet, on mõnes riikides on maksutolliamet, maksuamet, mõnes on see
erinevad siis asutused, mille alla siis EFTi päringud kuuluvad ja ainult nende asutuste volitatud IT-teenustes volitatud isikutel on õigus teha päring veoselehtedelt andmete lugemiseks ja ainult siis oma riigi värava kaudu, nii et siis see värav küsib teise riigi väravalt ja teise riigi EFTi platvormilt andmeid, kui seda vaja läheb. Ja igas liikmesriigis ja igas ka Eestis on siis palju, me loodame, mitmeid EFTi platvorme, mis on samuti ühendatud eelistatud ainult ühe EFTi värava külge ja suhtlevad siis nii oma andmete esitlemiseks, oma andmete kohta info andmiseks, et neil on mõned EFTi datasetid mõne olemasoleva ja aktiveeritud veo kohta, ainult ühe EFTi väravaga, oma enda riigi või enda valitud siis riigi EFTi väravaga. Ja miks on siis siin selline oranž piire, ehk et on siis ka meil e-veoselehe platvormid, on meil ka vedajad ja on tarnehala osapooled, nii-öelda economic operatorid, kes siis tegelikult oma toiminguid teevad, kes andmeid omavad ja kes vedusid korraldavad, siis nemad ja nende töö igapäevaselt, nende ERP-süsteemid, ehk siis ressursi planeerimise süsteemid, TMS-id, transpordi planeerimise süsteemid, fleet management süsteemid ja muu planeerimine ja tellimuste haldus ja e-arveldus ei kuulu EFTi reguleerimise alasse. Küll aga teades, mis läheb EFTi andmesettideks ja mis ei lähe, saab oma andmevahetust uuendada, arvesse võtta neid EFTi standardeid ja siis ka vastavalt sellele oma tööd korraldada rohkem EFTiga aligned on inglise keeles, rohkem nagu joondatult, aga EFTi määrus ei tule ütlema, kuidas ettevõtted oma igapäevaseid süsteeme ülal peavad või kuidas ka isegi veoselehtesid loovad. Et EFTi ütleb, kuidas tuleb luua EFTi andmesetti ja EFTi andmesett luuakse suurimas mahus e-veoselehe andmete pealt, aga ta ei dikteeri, milliselt peab olema standardiseeritud täna e-veoseleht. Seda reguleerib siis vastavalt juba vastav rahvusvaheline konventsioon, mille nõuded on loodud ja luuakse siis eraldi. Ja kui me nüüd siis kuuleme, et EFTi on ühtepidi kohustuslik liikmesriikidele ja EFTi, see kohustuslikkus, mis lasub riikidel, on standardiseeritud. See, kuidas EFTi platvorm peab suhtlema EFTi väravaga, on samamoodi standardiseeritud. See sai nüüd 10. juulil paika ja ilmub siis ka õigusruumi õigusaktina ilmselt septembris välja ja tehnilised nõuded on samamoodi sellega kaasatud. Et siis sealmaal on see kohustuslikkus ettevõtete jaoks. Ja on kindlasti väga hea teada, et need nõuded, mis on loodud, puudutavad siis peamiselt ainult neid ettevõtteid, kes otsustavad, et nemad tahavad pakkuda oma klientidele või ise omaenda töö jaoks EFTi platvormi teenust ja luua siis EFTi platvormi ja olla EFTi teenusepakkujad. Ja kui siis üks ettevõte sellist tööd ja teenust soovib teha, siis ta need õigusaktid avab ja vastavalt sellele oma teenused ka loob, andmestandardid rakendab ja teenuse sertifikaadi ja toote sertifikaadi võtab. Ja kui ettevõttel, kes on näiteks spetsiaalselt selline teenusepakkuja, on selline huvi, siis on hea, kui ta sellega alustab kohe nüüd, et neid ettevalmistusi teha, sest et see 2 aastat võib minna ikkagi päris ruttu. Ja kui siis on siin neid teenusepakkujaid või neid
tavaliselt siis me arvame, et need võiksid olla teenusepakkujad, kes täna pakuvad erinevaid e-teenuseid, kaasa arvatud näiteks e-arveid või muid lahendusi, TMS, ERP, kui nemad peaksid tahtma teenust upgrade ida nii, et see nende tulevane teenus sisaldaks ka EFTi platvormi teenust või EFTi teenust, siis samamoodi on õige aeg alustada nüüd ja vaadata, kuidas oma teenust siis ülespoole tuua ja täpsustada ja täiendada ja millised nõuded selleks on. Ja kindlasti, et need nõuded on siis standardiseeritud, ise midagi leiutada ei saa, ei ole ka tarvis. Ja kui on ekspedeerijaid või miks mitte vedajaid või ka näiteks tööstusettevõtteid, kes soovivad, et e-veose lehed, mis nende juures on moodustatud, standardiseeritud UNC Facti või muude veoliikide puhul, maate puhul siis ECMR, aga muude puhul siis muude konventsioonide järgised dokumendid, et siis nende pealt moodustatud veoselehed võiksid koheselt juba nende juures saada ka EFTi andmestikeks ja kasutada siis seda võimalust, et ühenduda ise omaenda teenuste komplektiga EFTi väravaga, siis samamoodi peaksid alustama juba nüüd siis arendusi ja vähemalt nende nõuetega tutvumist. Kes aga on ettevõtted, kes soovivad lihtsalt neid teenuseid tarbida, siis praegu tasub ainult alustada sellega, et vaadata välja, millised on need tulevased EFTi platvormid, mis seda teenust võiksid hästi pakkuma hakata. Ja kuigi meil on parasjagu teenuste kasutusele võtuks ka EISi toetus saadaval, siis kindlasti jätta endale võimalus tutvuda mitte ainult ühe, vaid mitmete veoselehe platvormidega ja teha endale kindlasti siis järgmise aasta sisse üks suur tööplaan, kuidas 2027 päriselt hakata kasutama siis süstemaatiliselt neid veoselehe platvormi, mis siis enda teenustega kõige paremini sünkroniseerivad ja nõuetele kõige rohkem vastu tulevad. Milleks meile veoselehed ja milleks meile EFTi ja milleks meile siis kõik see informatsioon või kust alustada? Siis meie tööks just nimelt selle poole peal, kes me oleme nii projektides kui siis ka nendes õigusaktide väljatöötamises osalejad, on olulised mitte ainult need tehnilised aspektid, millest ma just äsja kirjeldasin, ja mitte ainult siis ka see, et õigusakt on olemas, vaid ka tuua kõikide osapoolteni terve ampluaa, nii argumente, põhjendusi kui ka arusaama sellest, mida EFTi kaasa toob ja mida e-veose leht siis võiks pakkuda ja kuidas seda enda jaoks motiveerida. Sest et üks tore argument on, et jah, tõesti see muutub võimalikuks, aga iga arendus ja iga kasutusele võtta on seotud rahaliste kulutuste ja juurutusega ja isegi kui see ei ole seotud väga suurte investeeringutega, on see siiski muutus ja seetõttu oleme siis teinud kättesaadavaks ja teeme kättesaadavaks järjest materjale ka, mis võimaldavad ettevõtetel ja ka, miks mitte ka konsultantidel, kes üritavad siis ka, kelle poole saab siis ka pöörduda, aga kes üritavad siis ka seda elektroonilist ja e-veose lehte nagu rohkem turule tuua ja ka võib-olla motiveerida oma teenuseid läbi selle, et e-veose leht on olemas. Siis ka erinevad argumendid kogu lehvikus, nii õiguslikud aspektid, see, et see on kohustuslik, kus maalt see on kohustuslik, kus maalt see ei ole kohustuslik, ehk et ka olla väga täpne selles, mis on nõutud ja mis on võimalik ja valikuline. Näiteks kohustusliku EFTi rakendamisega, nagu juba öeldud, ei muutu kohustuslikuks EFTi kõikidele ettevõtetele, see muutub võimalikuks ja samuti ei muutu kohustuslikuks e-veose leht, sugugi mitte.
et e-veose leht ei muutu kohustuslikuks EFTi rakendamisel, küll aga on selle e-veose lehe pealt, nagu juba öeldud, lihtne, aga ainuvõimalik siis EFTi andmestikku luua. Et ainult EFTi andmestikku väga vähesed kindlasti hakkavad eraldi sisestama oma infosüsteemidesse. Et see on siis nagu selline positiivne paratamatus selle õigusliku rakendamisega. Aga kohustuslik ei ole. Positive conditionality on selle nimi, siis positiivne tingimuslikkus. Majanduslikud aspektid on täna, siis kuna nüüd need õigusaktid on purki põhimõtteliselt pandud, on võimalik välja selgitada ja tuua, me oleme juba toonud, aga tuua järgmise aasta jooksul veel rohkem iga ettevõtte jaoks lähemale. Samuti oleme siis võtnud eesmärgiks sidusgruppide huvide positsioonid kaardistada ja anda ka siis kõikidele nendele sidusgrupi osalistele rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas teised nendesugused ettevõtted ennast EFTi maailmas tunnevad, et vältida olukorda, kus keegi väidab, et keegi ei ole või keegi on või me ei tea, ja siis tegelikult selgub, et tegelik teadmine on olemas, et siis ka nagu silmi avardada ja viia osapooli ka omasugustega rohkem kokku, et ka neid kitsaskohti kaardistada ja kitsaskohtadest üle saada. Tehnilistest ja tehnoloogilistest aspektidest on palju detaile. Tehnilised aspektid toovad kaasa ka, EFTi toob kaasa ka näiteks digiallkirjastamise, erinevad kihid, erinevad ootused. Need ei ole ka veel lõplikult lukus, aga juba on siis päris palju ka e-identiteeti ja digitaalset elektroonilist allkirjastamist ja kinnitamist sellega kaasa tulemas. On ka süsteemide koostalitlusvõimet ja standardiseerimiste andmemudelite nõudeid loodud ja palutud rakendada. Ja selle kohta on siis palju informatsiooni ka saadaval. Just nimelt neile, kes on IT-arhitektid, just nimelt need, kes tunnevad rohkem huvi selle vastu, et milliselt erinevad infosüsteemid siis päriselt saavad teineteisega suhelda ja millised on need tulevikulahendused siis, mida võib-olla täna EFTi ei kohusta, sest me kõik tahaksime unistada suurest reaalaja majanduse võrgustikust, mis EFTi toimel või kaastoimel kindlasti on rohkem võimalik kui ilma EFTita, aga ainult see siis meile kõike kaasa ei too. Samuti oleme kaardistanud ja andnud ka ligipääsu ja anname veel lähikuudel, nädalad, aastatel rohkem sisendit kõigile sellest, kuidas EFTi ja kuidas e-veose leht mõjutab keskkonna aspekte ja ka siis eeskätt süsiniku jalajälge ja millised on siis need keskkonna ja säästlikkuse ja jätkusuutlikkuse aspektid. Et kui me läheme elektroonilistele lahendustele üle, siis otse loomulikult me tunnetame, et see muutus on selline, aga kuidas seda numbritesse panna, kuidas seda mõõta, et tegelikult koos EFTiga on ka siis ambitsioon saada rohkem süstemaatilisi mudeleid ja saada rohkem süstemaatilisi lahendusi, mis ka erinevates liikmesriikides ja erinevates tööstusharudes eri liikmesriikides oleks sarnaselt rakendatud ja tegelikult siis ka vähem tunnetuslikud ja rohkem faktilised. Argumendid, mis kindlasti EFTisse puutuvad pikaaegselt, on poliitilised või nagu policy, ehk siis mitte nagu poliitika, vaid pikkade strateegiate aspektid riikide vahel. Ja täna siis EFTi on tulemus sellest, et Euroopa Liidu liikmesriigid prioritiseerisid digitaliseeritust, prioritiseerisid efektiivset transporti, prioritiseerisid jätkusuutlikkust ja täna need teemad on ikkagi veel väga aktuaalselt laual, mis tähendab, et EFTi, kui ta nüüd jõustub ja kõik saab selle järgi toimima hakata, ei peatu, vaid liigub oma ootustes ja oma toimingutes siis järgmise versiooni poole, mis on parendatud, lihtsustatud ja siis juba ajas muutunud 2020-2023 on meil ühed standardid, 2030, 32 me võime
omada juba palju efektiivsemaid struktuure, ehk et EFTI on siis ka policy, ehk siis ta ei ole ainult õigusakt, vaid ta on ka siis see ruum, kus kujundatakse transpordiga seotud digitaliseerimist ja kaubaveodude ja tarneahelate digitaliseerimist ka pikemaaegsemalt kui siis nüüd, nagu see jõustub 2027. On rahastuse aspektid, mis tähendab, et 2027, kui me nüüd vajame kõiki EFTI väravaid, siis selleks, arvestades, et sinna on ka päris vähe aega, on siis Euroopa Komisjon tulnud nii liikmesriikidele kui ka ettevõtetele vastu ja mitte jätnud neid omapäisele kohustusega, vaid rahastanud nii uurimistööd kui siis ka standardite rakendamise harjutamist ja ka väravate reaalset ehitust. Ehk et projektid, mis täna on töös siin all, on samamoodi märgitud FT4EU, FT4EU, FT4All ja nüüd sellest kuust augustist alanud FT4Live pikaaegsed Euroopa projektid on need, mis siis võimaldavad kõikidel osapooltel ka kaasuda ja saada oma töö ka toetatud siis sellest, et siis EFTile kiiremini üle minna, et seda nagu motiveerida. Ja turunduse ja maine aspektid, need samad webinarid ja sarnased sündmused on kindlasti üks osa sellest, et EFTist on võimalik kõigil osapooltel palju paremini aru saada ja me tegeleme süstemaatiliselt siis sellega, et kõrvaldada valearusaamu ja kõrvaldada hirme ja tuua siis võimalused kaardile ja tuua ka laua peale kõik võimalike erinevate osapoolte kitsaskohad, et siis nende samade rahastatud projektide sees kõigile neile kitsaskohtadele leida lahendused ja ka need lahendused siis kõigile kättesaadavaks teha, isegi kui projektiarenduses on võib-olla vähem osapooli. Ja võib-olla siis näitan veel sellise arhitektuuripildi, et rõõmustada ka neid, kes loodavad IT-arhitektuuri näha. Et EFTi platvormide ja EFTi loomiseks siis ettevõtete jaoks on suurimal positsioonil need highlightitud või siis nagu esile toodud punastes ruudukestes kombinatsioonid sellest, millised võivad olla EFTi platvormid ja et need saavad olla nii eraldiseisvad, nagu juba öeldud, e-veoselehe platvorm on eraldi teenus, võib-olla see asub ettevõtte enda ERB-i sees ja EFTi platvorm on siis teenus, mida ostetakse eraldi sisse, on teenusepakkujad, kes seda EFTi platvormi teenust pakuvad, aga veoselehe teenust ei paku ja mis on siis omakorda nagu EFTi värava külge ühendatud ja ettevõttel seda kohustust ei ole, ta ei pea EFTi väravaga mitte midagi tegema, tegeleb oma veoselehtede, oma dokumentatsiooniga ja keegi teine vastutab siis EFTi platvormi eest. Loomulikult peab nende süsteemide vahel olema väga hea andmevahetus, kõik reeglistikud peavad olema paigas ja ettevõtte töötajad töötavad ikkagi omaenda tööplatvormidel edasi. Ei logi ka kuhugi EFTi platvormi sisse, ei toksi sinna midagi eraldi. Teine kombinatsioon on, et ettevõte võtab kasutusele ja integreerib siis omaenda teenuste sisse EFTi platvormi moodulid, mis tähendab, et tema enda tarkvara sees ja tema enda infosüsteemide üheks osaks on EFTi platvormi moodulid ja samamoodi töötaja isik ei erista väga täpselt, et ta nüüd läheb täpselt EFTi moodulisse, võib-olla ta eristab seda, see sõltub siis ülesehitusest, aga ettevõtte jaoks on tegemist siis tema enda ühe suure integreeritud IT-süsteemiga, võib seda osta platvormiteenusena või nii, nagu ta seda täna teeb. Aga et siis see korrektne EFTi platvormi teenus ja EFTi platvormi moodul on siis mõlemad sertifitseeritult tal ära korraldatud ja need on siis omavahel ühendatud nii, et nad on siis EFTi gate'iga ühendatud. Ja kolmas variant on, et EFTi platvorm on loodud eraldi seisvana ja seda kasutab siis ettevõtte oma andmete sisestamiseks ja
ja töötab siis nagu seal sees omaenda andmetega, loob veoselehe seal sees ja loob siis ka e-veoselehe pinnalt EFTi andmestikku ja ostab seda teenusena siis sisse algusest lõpuni. Aga ise neid ei loo, ei arenda ja neid infosüsteeme siis ise kuhugi ei pane. Ja 2 lõpupilti, et siis saame diskussioonidesse, räägime kohe järgmiste esinejatega teemat edasi ja siis saame juba siseneda diskussiooni. Ehk et täna on meil siis väga palju erinevaid protsesse ja samme, mida üks ettevõte ja mida üks pädev asutus teeb, et panna dokumentatsioon valmis, see võimalusel digitaliseerida, aga oletame, et seda siis ei ole siis integreeritud süsteemis ja neid andmeid pärast välja näidata ja neid arhiveerida ja hoida ja neid osapoolte vahel vahetada ja pärast päriselt arhiveerida ja kui tarvis, siis kontrolliks ette näidata, kas enne töö sõidukäigus või siis pärast arhiivist, siis on olemas väga suured andmestikud ja info hulk selle kohta, millised on tänased toimingud ja ka millised saavad olema tulevikutoimingud. Neid on kõvasti rohkem digitaalselt, aga nad on palju-palju efektiivsemad. Ehk et paljud sammud, mis täna võtavad 10 minuteid veoselehe kohta, on siis tulevikuprotsessis asendatud andmesünkroniseerimisega, kus isikud ja inimesed ei pea 10 minuteid andmeid ühest infosüsteemist teise käsitsi kandma ega aega kaotama ja vigu tekitama. Ja nende ahelate, nende tegevuste sees siis kohtuvad tehnoloogiline protsess, äriline protsess, inimeste toimingud, IT-arendused, õigusruum, nõuded ja ka raha. Ehk siis tulevik, võit ja ajaline kokkuhoid, mis kokku liidetult ja läbi korrutatult omaenda ettevõtte majandustoimingute hulgaga annab numbri ühele valemi poolele ja teisele poolele saab ilusasti kirjutada, kui palju maksab kas platvormi kasutuselevõtt, kui palju maksab selle väljaarendamine ise või kui palju maksab see, kui siis mitte minna digitaalseks ja jätkata vanamoodi, et milline võiks olla see mahajäämise kahjutegur. Ja nende roheliste graafikute või protsessi graafikute kohta oleme eelmistes webinarides päris pikalt ka ülevaadet teinud, saame seda teha veel. Aga täna siis pikemalt mina ei räägikski, ma annaksin sõna edasi ja siis juba diskuteerime. Suurepärane, aitäh, Ulrika. Ennem kui me anname järgmisele stuudios olijale sõna, mõned küsimused ka. Palun. See oli üsna selline pikk ja põhjalik ülevaade, kindlasti tuleb ka paljudel järel vaadata. Aga konkreetselt, kes Eestis seda digiväravat siis looma hakkab? Eestis hakkab EFTi väravat tegema Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala. Ja täna on selleks jõutud järeldusele, et see on Keskkonnaministeeriumi IT-asutus Kemit. Okei. Ehk et Kliimaministeerium ja Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi enne ja siis Kliimaministeeriumi alla ja siis Kemit. Okei. Ja kui suur on see hulk ettevõtteid, keda need lahendused tegelikult puudutavad ja siis kui suur see kontingent on? EFTi värav ise on üks lahendus. EFTi platvormid, mida võiks eeldada, et sinna külge liidestuvad, siis neid me võiksime eeldada, keda me teame teenusepakkujana, kes soovivad turul olla, neid on 6+2, 6 tükki on saanud varasemalt EAS-i toetuse, 2-3 on täna ka juba ampluaas, võiks tulla neid veel juurde, kes on nagu eraldiseisvad teenusepakkujad, keda me näeme. Aga neid teenuseid ja platvormi, mis võiksid olla loodud ekspedeerijate endi infosüsteemide külge või
või mõndade muude ettevõtete külge, neid võiks vähemalt sama palju tulla. Me ei tea peast. Aga ettevõtted, keda see puudutab, kes võiksid oma andmeid nende kaudu liigutada, need on siis kõik rahvusvahelisi vedusid tegevad ja rahvusvahelistele vedudele kaupu andvad ettevõtted, kes võiksid olla mõjutatud sellest, et üks või teine EFTI platvorm nende kaubaveoteavet töötleb. Okay. Eesti ettevõtted siiski, olgu öeldud, kui nad teevad rahvusvahelisi vedusid, siis rahvusvahelisi veo osapooli on teistes riikides ka, ehk et ei ole kohustuslik, et Eestis algavad või lõppevad veod peavad olema kindlasti Eestis moodustatud EFTI platvormide peal siis oma andmeid jagamas. Kas Digilogistika Keskuses olete uurinud seda ka, et milline võib olla selle uue, ütleme siis EFTI määrusest tuleneva platvormide ja rakenduste ja lahenduste loomise mõju Eesti ekspordile? Me ei ole ise seda numbriks veel pannud, aga ja ma ei hakkaks seetõttu ka siin seda numbrit välja pakkuma. Et me oleme ise ka sellest väga huvitatud, et ka need suured projektid, mis meil on, kaks suuremat EFTI for EU, EFTI for All, selle mitte ainult Eesti, vaid ka teiste siis projektis osalevate liikmesriikide kohta nagu sama süstemaatiliselt välja arvutaks. Et ilus üks number on küll tore öelda, aga et tahaksime, et see baseeruks suurematel arvutustel ja see on tegelikult pandud siis üheks töögrupiks küll ja täna ei ütleks seda numbrit välja, aga see tuleb. Kas EFTI ja reaalaja majanduse kontseptsioon on kuidagi seal määruses otseselt ka ära seotud? Määruses reaalaja majanduse sõna ei ole, see on väga selline põhjamaine ja eestimaine, aga eesmärk transporti ja tarneahelaid digitaliseerida ja selle kaudu võitu saada on kohe õigusakti esimeses preambula osas alla joonitud küll. See on see motivatsioon, miks seda tehakse. Konkurentsivõime, efektiivsus. Sisuliselt ikkagi sama asja aetakse. On. Väga hea. On. Ja meie termin, kusjuures on tänu sellele, et me oleme seda Eestiga väga palju promonud, on sisuliselt omandatud, alati seda ei kasutata, aga kõik Euroopa teised riikide inimesed on ka sellest nagu vaimustatud, et see on küll väga hea viis niimoodi öelda, et ongi ju reaalaja majandus. No, see jõuabki nii, et ja üks küsimus veel, ennem kui ma sind ära lasen, nimelt küberturvalisuse aspektid, et kuidas neid säilitakse? Need on väga tugev fookus, need on juba ka selles õigusaktides ka sõnastatud, on ka toodud viiteid nii ISO standardile kui Euroopa määrusele ja Eesti määrusele. Et see on üks väga oluline aspekt ja need on adresseeritud ja me ise loodame, et järgmise 2 aasta jooksul saame me siis sellele ka praktilist rakendust ja kinnitust, et need kõrged küberturvalisuse standardid ka tegelikult nende EFTI platvormide poolt nagu üles võetakse, et me räägime siin ju ikkagi andmetest, mida ettevõtted mitte ainult ei tahaks kiivalt oma äriandmetena luku taga hoida, aga ikkagi suurtes mahtudes ei soovi me lihtsalt neid rikkumisi näha. Just. Kõik peab olema turvaline, eriti tulevik. Aga aitäh, meiega oli Ulrika Hurt, kes on Digilogistika Keskuse juhataja ja ühtlasi ka TalTechi ärikorralduse instituudi lektor, sellepärast ta nii palju neist asjadest teabki. Aga kui on küsimusi Ulrikale, siis kindlasti saatke need meile ja me edastame need talle. Aitäh, Ulrika! Täpselt nii, aitäh sulle, Margus! Ja nüüd on meil meeldiv võimalus kutsuda stuudiokülaline Hele Hammer rääkima meile e-arvetest, e-veoselehtedest ja muudest rakendustest, mis reaalaja majanduse reaalselt püsti panevad. Hele Hammer, Telema juhatuse liige, rõõm sind näha siin. Floor is yours. Tere! Minul on palju lihtsam töö kui Ulrikal. Ulrika rääkis teile väga keerulisi asju, mina räägin palju lihtsamaid asju. Ja mina räägin seda siis ettevõtte vaates, et mis see kõik meil on, millest me siin räägime. Ja mina olen ka selle maja kasvandik, siit oma kraadid saanud ja minu taust on finantsjuhtimine. Pikalt olin siis
juht ja 2009 sattusin Telemasse, mis ühendas kõik minu põnevad huvialad ehk siis finantsi, tarneahela ja info. Ja tõepoolest siis päris mitu aastat, mitte küll nii kaua kui Margus, aga siiski kogu selle temaatikaga ka tegelenud. Ja tõepoolest ma arvan, et ma olin samal aastal, kui see reaalaja majanduse termin kasutusele võeti, meie majas sellest juba räägiti. Aga et ka teie siis võib-olla korra üle kordatud saaks, et kes siis või mis asi, mis imeloom see reaalaja majandus on, siis 2008 tuli see Soomest. Harald Poo oli see, kes selle, ma tõlgin otse inglise keelest, mündi või ühesõnaga siis sõnastas selle definitsiooni niimoodi, et reaalaja majandus on digitaalne ökosüsteem, kus tehingud eri osapoolte vahel toimuvad kas reaalajas või peaaegu reaalajas. See on automaatne, struktureeritud ja mis on oluline, et see ei ole mitte ainult struktureeritud standardne IT vaates, vaid tõepoolest ka ärivaates. Ja nüüd ma võib-olla püüaksingi siis siduda ka seda nüüd Soome vaadet ka Eesti vaatega. Eestis MKM-i poolt veetuna on olnud fookus suuresti ettevõtte ja riigi vahelises võib-olla andmevahetuse automatiseerimises. Aga seda kindlasti võiks ja peaks vaatama laiemalt. Ja nüüd mina räägin just sellest, et mis ettevõtete vahel toimub ja võiks toimuda. Ja lihtsalt sellise vahemärkusena, et tõepoolest, et kes on siis see Telema, keda ma esindan, et me olemegi reaalaja majanduse lahendusi pakkuv ettevõtte ja seda juba aastast 2000. Ja siis mulle ikkagi meeldib see MKM-i video, mida me nüüd teile kõigile ka näitame. Ettevõtjana pead lisaks müügitulu toovale põhitegevusele tegelema ka raamatupidamise, aruandluse ja muuga, mis nõuab aega ja toob kaasa kulusid. Tõhus alternatiiv on reaalaja majandus, mis muudab ettevõtted konkurentsivõimelisemaks, sest rohkem ressurssi jääb põhitegevuseks. Efektiivsemaks, kuna aja ja raha kulu väheneb ning topelttöö kaob. Uuendusmeelsemaks, sest loob tingimused uute toodete ja teenuste arendamiseks. Sellise dünaamilise ettevõtluskeskkonna eelduseks on ühised andmevahetusstandardid, hästi koos toimivad erinevat otstarvet täitvad platvormid ja rakendused ning piiriülesed ühtsed e-teenused. Ühtse standardiga kaob killustatus erinevate digilahenduste vahel, mistõttu paberil dubleerimise vajadus väheneb märkimisväärselt. Samuti kahaneb ajakulu. Oluliselt väheneb kulukas kontrolli vajadus ja suureneb läbipaistvus. Standardiseeritud e-lahendused, näiteks e-arved, e-kviitungid ja e-veose lehed asendavad paberil blankette, mida seni tuli koguda, sisestada, säilitada. E-arvete kasutuselevõtuga muutub äri kiiremaks, sest tehinguteni jõuab väiksema ajakuluga ja raha liigub kiiremini. E-kviitung muudab kuludel silma pealhoidmise lihtsaks ning garantiid ja juhendmaterjalid kiiresti leitavaks. See on mugav ja keskkonnasäästlik. E-veose leht koondab ajakohast infot veose, logistika, veolubade ja muu vajaliku kohta. Nii tõhustub ja kiireneb kontroll maanteedel. Samuti on kiirem tarnete käitlemine piiril ja kaup jõuab kiiremini kohale. Reaalaja majandusele üleminekuks on vaja riigi ja ettevõtete koostööd. Ettevõttel tuleb teha põhimõtteline otsus ja minna üle äriprotsesse kiirendavatele reaalaja majanduse lahendustele. Riik peab pakkuma toetavat ettevõtluskeskkonda ja aitama kaasa, et ettevõtted uudsed e-lahendused kasutusele võtaksid. Aja ja ressursi kokkuhoid annab võimaluse keskenduda põhitegevusele, väärtust luua ja kasvada. Reaalaja majandus teeb lihtsaks ka rahvusvahelise äri ja loob uusi võimalusi. Mida aeg edasi, seda automaatsemad ning reaalajas ja taustal toimivamad on äriprotsessid, aruandlus ja raamatupidamine. Nii tunduvad praegused äritavad peagi uskumatu kilplase töö. Uuri lisa veebilehelt. No vot, seda videot võite vaadata YouTube'ist uuesti ja uuesti. MKM-il on siis tõepoolest ka reaalaja majanduse kohta
eraldi infokeskkond, seda võite ka uurida. Aga lähen siis oma esitlusega edasi ja olen ise teinud trepi, sest meile meeldib teha treppe ja astmistike, küpsusastmete kogumikke ja näiteks, eks ole, paljud teist võib-olla teavad Inno treppi. Mina tegin RTE trepi ja püüdsin siis kuidagi liigitada teemasid, mis tunduvad olevat reaalajamajandusega seotud. Ja eriti kui me siis näiteks seda MKM-i Victoria saab pärast kõik ära klaarida, kuidas tegelikult on, aga et kui me vaatame MKM-i kodulehte, siis seal on palju asju, et seal on mainitud ettevõtte siseseid protsesse. Seal on või RTE alla kindlasti käib ettevõtete vaheline andmevahetus ja mina eristaksin siis seda ettevõtete vahelist andmevahetust kodumaal. Järgmine keerukam tase on see, et ennem kui me välismaale, siis on järgmine samm see, et ka ettevõtted riigiga vahetaksid elektrooniliselt andmeid ja siis võib-olla see kõige viimane ja keerukam on see, et ettevõtted võivad kas oma välismaa partnerite või lausa välismaa tõepoolest siis ametnikega neid andmeid vahetada. Et kui see esimene on selline justkui nagu kõige lihtsam asi, siis see viimane on justkui see kõige keerulisem ja natuke see võib-olla aitab mõelda selle peale, et kust alustada. Ja võib-olla, et siis sellest kõige tagumisest otsast alustada on keerukam kui algusest alustada. Ja minu väide on muidugi, et see esimene punkt tegelikult ei ole reaalajamajanduse üldse osa, kuna vähemalt selle Bo Haraldi definitsiooni järgi peaks midagi toimuma ka partnerite vahel. Ja siis ma panin siia ka neid märksõnu, mis omakorda käib läbi seminaridelt, webinaridelt, ajakirjandusest ja mujalt, et digipööre ja muidugi AI on väga moodne ja kuulus ja populaarne sõna ja siis RPA ehk Robotic Process Automation ja muidugi ERBid ja nii edasi, et see kõik justkui läheb minu arvates kenasti sinna esimesse tasemele ja ma olen täiesti nõus, et kõik ettevõtted võiksid olla väga huvitatud kõigi nende tööriistade kasutamisest ja sellega tegelema. Ja natukene isegi võib-olla on see mõte, et kui me seda pole veel teinud, et siis võib-olla need järgmised sammud ongi enneaegsed. Aga igal juhul, et need on siis see esimene lihtne tase, kodu tuleb korda teha, see on elementaarne, et ärme tee kilplase tööd. Siis nüüd see temaatika, teie arved, tellimused, saatelehed ja ma meelega siin siis olen kirjutanud saateleht, mitte veoseleht, aga sellest hiljem lähevad siis sellele teisele trepiastmele. Siis aruandlus 3.0, mis on siin olnud, sellest on palju juttu olnud ja mis on täiesti selge omaette projekt, on siis, lahendab just nimelt siis ettevõttelt riigile andmevahetust. Ja siis EFTI ja näiteks VIDA 2030, millest võiks ka pikalt rääkida, aga täna nendest mina vähemalt ei räägi, on siis kõige sellisemad veel ägedamad, võiks öelda, ja arenenumad ettevõtmised. Ja et nüüd siis seda minu ettekannet kuidagi konteksti panna, siis mina räägin sellest teisest kõige lihtsamast sammust võib-olla või siis sellisest alguse poole olevast sammust. Ehk räägime asjast, ettevõtte seisukohast. Kõik ettevõtted ostavad ja müüvad. Isegi siin võib olla erandeid, aga ütleme väga suure enamuse ettevõtetest ostavad ja müüvad midagi ja siis päris paljud neist ka midagi toodavad, aga tegelikult suur enamus ei tooda midagi, vaid kas vahendab või pakub hoopis teenust. Võib ka öelda, et teenust toodetakse, aga see selleks. Igal juhul kõik me ostame ja müüme midagi. Lihtsalt meeldetuletuseks. Ja teine asi, mida siis me kõik ettevõtted, võiks küll öelda, et kõik ettevõtted ja mitte ainult suur enamus, vaid kõik ettevõtted on osa mingisugusest tarneahelast. Et me ei tegutse mingisuguses üksikul saarel eraldatult. Me ostame kellegilt midagi, me teeme sellega midagi, me müüme midagi kellelegi. Ehk meil on partnerid, meil on kedagi, kellelt me ostame ja meil on keegi, kellele me müüme. Ja siis neid lülisid võib tarneahelas väga palju olla, enne kui see lõpptoode ostjani jõuab, aga neid võib ka vähe olla. Igal juhul me oleme osa tarneahelast. Tarneahelas liiguvad kaubad. Tarneahelas liigub ka raha.
ja nüüd siis see, millest me täna räägime ja millega Telema tegeleb, on see, et tarneahelas liigub ka info. Ja muidugi on see info seal liikunud ka enne Telemat, ja liigub ka praegu mitmes kohas ilma Telemata või siis ilma elektroonilise andmevahetuseta, aga meie siis mõte on selles, et kui selle info saaks panna siin tarneahelas automaatselt, masinloetavalt reaalajas liikuma, siis läheks see kõik väga palju mõistlikumaks. Korra siis tagasivaade sellesse, et kuidas see asi pikka aega on käinud. Tahtsin öelda sajandeid, aga sajandeid siiski mitte, aga ikkagi aastakümneid ja käib ka praegu väga paljudes kohtades niimoodi siis, et see on juba päris moodne värk, et ostja ikkagi teeb siis, ostjal on tarkvara, ta sellesse oma tarkvarasse genereerib siis tellimuse ja kas siis helistab oma sellele tarnijale või saadab selle tellimuse meiliga, on see siis Excel või on see PDF või mis iganes see on, saadab meiliga, täitsa moodne värk oma tarnijale. Tarnija sisestab selle tellimuse, mis tuli siis PDF-is või Excelis. Excelis saab juba natuke copy-paste teha ja oma tarkvarasse ja saab teada, et mida ostja tahtis. Siis tarnija, kui ta on selle kauba või teenuse kauba teele pannud või teenuse osutanud, siis ta oma tarkvaras teeb arve, saadab selle meiliga ja saadab selle ostjale, kes siis avab selle meili ja võtab sealt selle PDF-i või Exceli ja omakorda siis teeb midagi oma tarkvaras, oma arvutis. Ja siis neid tegevusi on mõõdetud kümnete, sadade, tuhandete ettevõtete juures ja selline keskmine ajamõõdik ütleb, et 20 minutit kulub tarnijal iga selle tellimuse käsitlemise peale, keskmise tellimuse, muidugi mõned lähevad kiiremini ja mõned aeglasemalt, keskmine 20 minutit ja samamoodi siis ostjal seda arvet oma tarkvaras uuesti sisestada ja menetleda läheb umbes sama palju aega. Et palju aega läheb. Mis selles halb on? Palju aega läheb, tekivad vead, see võib-olla palju aega läheb ja on aeglane. Meilid võivad ära kaduda, see on täiesti eraldi teema, kuidas ei tohiks saata näiteks e-arveid või üldse arvata, et kui sa meiliga midagi saadad, siis see on e-arve, meilindus on saatanast, need kaovad ära, see on ebaturvaline ja nii edasi. Nii et kõik see on siis selle praeguse olukorra või vana olukorra negatiivne pool. Lahenduseks on elektrooniline andmevahetus ehk EDI. Mis on EDI? Tehinguandmete masinloetavas vormingus automaatne ülekandmine ühest majandustarkvarast teise. Nii et ükski inimene ei sekku, ükski inimene ei ava ühtegi meili ega salvesta ühtegi attachmenti kuskile, vaid tõepoolest need dokumendid liiguvadki ühest süsteemist teise ja need süsteemid saavad üksteisest aru. Kui te ei ole näinud e-arvet või e-tellimust, siis siin on teil see võimalus. Selline näeb välja näiteks üks e-tellimus. See on siis palju kribu, aga tegelikult on siin isegi natukene seda ära värvitud, et tegelikult on see ka inimloetav, eriti XML siis, mõned teised formaadid võib-olla mitte nii inimloetavad, aga tähtis on see, et masinad saavad sellest ühtemoodi aru. E-tellimus, e-arve, olete nüüd näinud e-arvet. Ja natukene siis veel fakte neile, kellele meeldivad faktid, et kust see ajasääst siis tuleb. Ja nüüd näiteks, et kui siis tõepoolest tuleb meil PDF-tellimus meiliga, siis mida tehakse, on see, et sa oma inboxis kõikide muude asjade vahelt leiad selle tellimuse. Võib-olla sul on ettevõtete inbox, aga ka seal on sul reklaamid ja meeldetuletused ja kõik muu. Saavad selle meili, sa salvestad selle manuse kusagile või prindid selle välja ja siis sa lähed oma finantstarkvaras, avad selle ostutellimuste mooduli, hakkad seda tellimust sisestama ja siis sa sisestad sinna tarnija andmed ja tellimuse andmed ja siis hakkad sisestama neid tooteid ja toodete puhul sa pead vaatama, et mitu tükki neid on ja palju nad maksavad ja nii edasi ja siis sa kontrollid selle üle ja siis sa kinnitad ja siis sa arhiveerid selle meili, mis sulle tuli kuhugi, sest kui pärast ostja ütleb, et ta ei tahtnudki seda, siis sul on vaja ikkagi olla kindel, et sa leiad selle tellimuse üles. Ja siis see paranda vead on jälle selline keskmine, et mõne tellimusega pole vaja midagi parandada, aga teisega läheb mitu tundi. Nii et selline keskmine 20 minutit siis tulebki nendest sammudest. Ja kui seda kõike teha EDI-ga, mis on siis sellest parempoolsest tulbas, siis jääb sellest 20 minutist järgi 2
mis tundub palju mõistlikum ajakulu. Nii et palju aega saab kokku hoida ja mitte ainult siis, et saab aega kokku hoida elektroonilise andmevahetusega, vaid ka raha saab kokku hoida. Raha ja aeg ongi tihtipeale mõnel rohkem seotud, mõnel väga selgelt ja otse seotud ja mõnel siis natuke ringiga seotud. Vähem paberit, parem andmete kvaliteet, turvalisem, usaldusväärsem ja siin oli küsimus selle turvalisuse kohta, et üldiselt siis need samad elektroonilised andmevahetuskanalid on väga turvalised, vastupidiselt siis meilindusele. Ja see vähem paberit viib meid, eks ole, rohelisema maailmani, mis üha rohkem isegi eestlasi huvitab. Nii et palju suuri eeliseid. Sellise vahemärkusena, et kõlab nii hästi ja et kas see on siis midagi nagu väga uut ja ägedat, et kaugeltki mitte. Et on ikkagi tööstusharusid, kus see on pigem norm, üldse mitte mingisugune innovatsioon. Näiteks siis, ja mitte üldse, et see on mingi viimaste aastate asi, vaid 25 aastat ja rohkem on Eestis seda elektroonilist andmevahetust viljeletud edukalt. Ja meie kogemus on siis just toidu esmatarbe jaekaubanduses, kus ma väidan, et andmevahetus siis poodide ja tarnijate vahelises tarneahela lingis on väga suurel määral täna juba kenasti elektrooniline. Ja lihtsalt jällegi siis, ma lasin, seda juttu ma räägin pärast, ainuüksi telema kaudu ja see tärn ütleb siin, et need on Baltikum kokku, mitte ainult Eesti, vahetavad 5000, 6000 poodi ja 1700 tarnijat. E-tellimusi, e-arveid, e-saatelehti ja igasuguseid muid elektroonilisi dokumente ja seda siis 25 miljonit dokumenti iga aasta ehk et asi, mis on juba pikka aega tegelikult olemas olnud ja täiesti tänapäev on meil siin Eestis kenasti jälle eesrindlikult olemas. Mis ma tahtsin vahele rääkida on see, et kui ma ChatGPT-l palusin oma valmis esitluse üle vaadata, et soovita midagi, siis tema soovitas, et pane natuke fakte ja numbreid juurde, nii et tänu sellele on mul siin siis, ja üks rida veel, hoides need 25 miljonit dokumenti aastas, hoiavad siis kokku meie klientidel 7,5 miljonit töötundi ja aitavad säästa iga-aastaselt siis 25 000 puud. Nii et kui kellelgi on küsimus, et kas EDI on midagi, mida peaks tegema, siis vastus on väga kindel jah, peaks. Nii, aga tellimused, olgu. Järgmine oluline küsimus on, et kui me nüüd selle arve saame siis oma tarnijalt, ükskõik mis kanalist, siis on küsimus, et kas me peaksime selle arve maksma. Et see on siis küsimus, millega tegelevad ettevõtte ostuosakonna inimesed, kui selline osakond on, kui sellist osakonda pole, siis vahest raamatupidajad ja vahest ettevõtte juht ise. Sest küsimusi, mis tekib, on mitmeid. Näiteks, kas me tõesti tellisime selle kauba ja kes selle tellis ja kas me nii palju tellisime? Kas me saime selle kauba ka kätte? Või kas see teenus osutati meile? Kas kõik vastab kokkulepetele? Kas me tõesti tellisime sellise hinnaga, sellise kvaliteediga, selliste maksetingimustega? Kas see arve on korrektne, näiteks kas seal on 24% käibemaksumäär või mingi muu number. Kuidas veenduda, et see ei ole üldsegi võltsarve? Ja kuidas olla kindel, et me ei maksa seda arvet 2 korda või miks mitte 3? Ja kuidas üleüldse oma ettevõttes siis omada kontrolli ja läbipaistvust kogu oma selle ostuarvelduse üle? Et need on mõned küsimustest, mis siis igapäevaselt kõigil ettevõtjatel on. Mõnel siis vähe ja mõnel väga palju rohkem, aga absoluutselt kõigil ettevõtjatel on sellised küsimused. Ja nad vähemalt võiks nende peale mõelda. Kõikidel ettevõtjatel on küsimused, aga nüüd olenevalt sellest, millega teie ettevõte tegeleb, sõltub nende küsimuste võib-olla siis iseloom. Ja suuresti sõltub see sellest, et kas me ostame kaupasid või teenuseid. Ja on olnud väga siis palju küsimusi selle kohta, et aga mis vahe on kaubaarvetel ja kuluarvetel või teenusarved, või need kuluarved, teenusarved, et need teenusarved on sellised lihtsad
lühemad. Seal ei ole väga oluline, mis seal rea peal, mis info seal on. Näiteks, ma ei tea, kontori üüriarve või audiitori arve korra aastas saad ja seal on kirjas tavaliselt audiitorteenus eelmise aasta eest, et see, mis on arveridadel, ei ole kuigi oluline. See kuluarve või teenusearve läheb alati ettevõtte peakontorisse, võiks nii öelda. Ja see on finants- ja raamatupidamine on siis need, kes nende arvetega tegelevad. Vastupidiselt siis kaubaarvetele, kus iga arverida on väga oluline, sest need kaubad võetakse lattu arvele ja meil on iga selle toote või kauba kohta vaja teada päris palju infot. Ja nendel kaubaarvete ridadel siis kõik see info ka kirjas on, kuni ma ei tea, päritolumaani ja välja, best before versus välitanti, kas parim enne või kõlblik kuni on näiteks täiesti erinevad kuupäevad. Ja kõik see info kaubaarvetel on seal ridadel, seda on väga palju, see on väga oluline. Ja mis nende kaubaarvetega siis järgmine erisus on see, et tihtipeale need siis ei adresseerita mitte peakorterisse, vaid näiteks Selver, kellel on 80 poodi, ta ei saa kõiki arveid omale sinna peakontorisse, vaid tal on väga oluline teada, et kas see läks nüüd Järve Selverisse või Pirita Selverisse. Ehk et adresseerimine on allüksuse tasemel, vahel ka mitte ainult siis selle poe tasemel, vaid korruse või lausa kuni riiuli kohani välja. Kaubaarved on seotud enamasti tellimusega ja nendega siis igapäevaselt tegelevad pigem siis müügi- ja ostuosakond ja tarneahela spetsialistid. Ehk inglise keeles see visuaal on siis selline, et e-arved ei ole sama, mis ediarved, ehk et õunad ei ole nagu sama, mis apelsinid, et jah, mõlemad on puuviljad, aga neil on ikkagi päris palju erisusi. Siin all on väikselt on link siis eestikeelsele blogipostile ja seal me just tegime uuenduse, eestikeelne õige võrdlus on, et nagu siga ja kägu, mitte õunad ja apelsinid, siga ja kägu mõlemad on siis ka fauna. Aga nad on üsna erinevad. Nii et kui keegi veel tahab täpsemalt teada, mis vahet nendel kulu- ja kaubaarvetel on, siis sellest blogipostist saab teada. Aga miks me sellest praegu räägime, on see, et kauba- ja kuluarvete menetlus ettevõtte sees on päris erinev. Kui kuluarvetel on üldiselt kinnitusring, et kõigepealt Marika kinnitab ja siis Jüri kinnitab ja siis Kaido ütleb, et maksuarvestus oli ka korrektne ja siis juba ongi konteerimine raamatupidamises, siis kaubaarvetega võetakse see kaup vastu, loetakse üle, see kaup sisestatakse laotarkvarasse ja siis hakkab see kaubaarve võrdlemine tellituga, vastuvõetud kogustega ja teinekord ka lepinguga, seal on hinnad, ehk et kaubaarvetega tehakse väga palju rohkem samme ja lõpuks ta tuleb teist ringi pidi ja jõuab siis ka raamatupidamisse. Ehk pigem siis kuluks jõuab ta alles siis, kui see kaup maha müüakse. Nii et kulu- ja kaubaarved menetletakse erinevalt. Miks on kaubaarvet või tähendab üleüldse arvete menetlus siis, kui seda teha käsitsi, problemaatiline? Seesama mitmekordne sisestus, tekivad vead, kui ikkagi 10 asemel paned kogemata 100, võib olla päris kurb, aga inimlikke vigu tekib, protsess on aeglane, ei ole turvaline, puudub ülevaade, et kus need arved parasjagu on. Ja tegelikult on kogu selle arvemenetluse juures nagu meeletult palju korduvtegevusi ja korduvtegevused on igavad, inimestele ei meeldi teha sükest nagu pidevalt toksid neid mingeid numbreid ja tootekoode ja mingisuguseid asju lõputult iga päev üha järgi. Ja kui me räägime sellest AI-st ja muudest moodsatest asjadest ja automatiseerimisest, siis just nimelt korduvtegevusi peakski automatiseerima ja neid on ka lihtne automatiseerida. Arvete puhul siis kinnitusringid, kulujaotused, need saab kõik ära automatiseerida. Ja palju raiskamist, otsimine, kui nad on teil kuskil paberil, liiguvad ringi, ühtede ja teiste tellimused on ühes kohas, arved on teises kohas, lepingud on üldse kuskil kaustas või šeifis. Ja kuna see kõik võtab nii palju aega, siis võib juhtuda, et te jääte ka tarnijale võlgu, tarnija pahandab, ei müü teile enam nii soodsalt, ei too teile enam nii kiiresti kohale kaupa.
nii et kõik need mured siin on ja sellel omakorda on siis lahendused. Milline huvitav visuaal, et loomulikult ma nendest kõigist teile täna ei jõua rääkida. Kõigest võiks ma rääkida mitu päeva, need on kõik väga põnevad asjad. Aga lühidalt siis tellimused me rääkisime, valideerimised, elektrooniline kinnitusringi mainisime, kulujaotust, et kui on korduvarved, kui alati tuleb büroomaailmalt oleme ostnud ja kandnud kontorikuludesse, siis kui tuleb 15 korda büroomaailmalt arve, siis tõepoolest isegi robot juba teab, et kuule, see on kontorikulud, on ju. Et miks sa seda iga kord uuesti sisestad? Automatiseerime selle ära. Mis on e-arve on siin vahelduseks? E-arve on struktureeritud masinloetav ja automaatselt menetletav dokument. Miks ta siin on? Sest kui me võtame nüüd need e-arved kasutusele, siis see on natukene nagu alus selleks, et me saaks kõige ägedamaid automaatkontrolle ja lahendusi kasutada. Ja muidugi ei väsi kordamast. Mingit ma arvasin, et seda pole vaja öelda, aga selgub, et on vaja öelda, ütleme uuesti, PDF-arve ei ole e-arve. Ja võib-olla selline tabel ka jällegi aitab siis mõelda, et miks see e-arve siis nüüd ikkagi erineb näiteks PDF-arvest või paberarvest, et tõepoolest PDF-arve on ka elektrooniliselt edastatav ja sellest tekib see segadus. Aga ta ei ole e-arve, sest ta ei ole masinloetav, ta ei ole alati üheselt mõistetav, ta ei ole turvaline, ta võib ära kaduda seal meilinduses ja teda ei ole võimalik 100% automatiseerida. Mainisin ennem, et meile meeldib teha treppe ja astmestikke. Oleme teinud ka ostuarvelduse menetlusele 4 taset. Ka nendest võiksin ma rääkida väga pikalt, see on väga huvitav teema, aga täna siis ainult väga kiire põgus pilk sellele trepile. Ja esimene tase on see, kus täna väga paljud ettevõtted siiski on, ehk meiliga tuleb enamus arveid. Paberil ei tule muidugi enam, või ümbrikuga ja paberil Eestis ikkagi üldiselt arveid eriti ei tule ja faksiga ka ei tule, et suur enamus arveid tulebki PDF-iga meiliga. Siis trükitakse välja, need lähevad kinnitusringile, siis nad sisestatakse jällegi tarkvarasse ja nii ta siis käib, et see on ikkagi väga levinud veel. Teine tase on see, et e-arveid veel ei ole, aga me saame need PDF-id teha masinloetavaks ja me saame võtta siis kasutusele elektroonilise kinnitusringi. Siin on juba päris tore olla. 3. tasemel oleme me võtnud juurde elektroonilise andmevahetuse või selle osakaalu suurendanud. Meil on muud ägedad asjad nagu digikuluaranded, digitöölähetused ja nii edasi. Ja 4. tasemel, mis on eriti äge, on siis automaatne 3-poolne kontroll, ehk põhimõtteliselt inimene ei pea enam üldse menetlema neid arveid, juhul kui nendega kõik hästi on. Ja kuna täna on selline kiire ülevaade, siis räägin ainult sellest kõige ägedamast tasemest, ehk 4. tasemest. Ja enne seda, kui ma sellest räägin, siis olen toonud ka fakte ja numbreid muljetavaldavaid. Nimelt, et kui me siis liigume oma ettevõttega esimeselt tasemelt vaikselt 2., 3. ja siis 4., siis on meil võimalik see ostuarvelduse protsess teha 15 korda kiiremaks. Kas usute? Kui veel ei usu, siis on jällegi natukene täpsem seletus siin. Jällegi välismaal, aga ka Eestis uuriti siis ettevõtete ostumenetluse protsesse. Telema näiteks tegi seminare, kus ettevõtjad istusid ümarlaudades ja arutasid, et mis sammud selles protsessis on ja kaua see aega võtab ja siis vaidlesid üksteisega. Ja kõikide nende, ma arvan, meie juba tegime üle 100 inimesega, 100 ettevõtjaga neid gruppe. Ja see keskmine siis arvemenetluse aeg tuli 30 minutit per ostuarve. Jällegi, mõned arved lähevad läbi minutitega, mõningate arvetega tegeleb mitu tundi, keskmine 30 minutit. Kui sul on vähe arveid, siis pole ju vahet, miks mitte, las tädi maali teeb. Aga kui sul on 100 arveid või sul on 1000 arveid, siis see ajakulu on väga märkimisväärne. Kui minna teisele tasemele, kus me enam kus meil on siis elektrooniline kinnitusring ja me laseme sinna need digiteeritud PDF-id peale, siis meil jääb ära see sisestamisvaev, meil on
põhimõtteliselt automaatne elektrooniline arhiiv, me leiame üles, meil tekib ülevaade, meil on maksta väga lihtne ja meil on ka väga palju lihtsam vigu parandada ja neid üldse võib-olla vältida. Nii et jällegi pikk lugu lühikeseks, me saame 3 korda kiiremaks juba selle lihtsalt teisele tasemele minekuga. Teiselt tasemelt 3. tuleks meil siis oma tarnijad, et saada kuidagi ära veenda, et kuulge, saatke meile neid päris arveid, et me ei taha neid PDF-e, sest kui te saadate meile päris e-arveid, siis me saame jätta veelgi mitmed sammud vahele, me saame hakata ütlema, et Telia arvel, kui tuleb sellise telefoninumbriga, siis see on Madise arve ja siis see on müügiosakonna kulu, sest Madis on ju müügiosakonnas ja kui seal arvel on ka parkimisraha, siis see läheb üldse transpordikulude kontole. Me saame need reeglid kõik ette ära seadistada, kui meile tulevad e-arved ja see Telia arve, mis oli muidu 15 lehekülge ja võttis mitu tundi, me saame selle nüüd, masin teeb kõik selle töö meie eest ära. Nii et e-arvede edi on 30 minutist järgi 5 ehk 6 korda parandus ja kui me nüüd lähme sinna 4. ägedale, kõige ägedamale tasemele, ehk meil tekib automaatne 3-poolne kontroll, siis jääb järgi veelgi vähem aega ja seda aega jääb sellepärast vähem järgi, et me üldse ei tegelegi suure osa arvetega, sest masin on suutnud ära juba võrrelda, et tõepoolest me tellisime selle kauba, tõepoolest me tellisime sellise hinnaga selle kauba ja kui meil on süsteemis ka meie omaenda vastuvõtt, kus me oleme juba kinnitanud, et me saime need tükid sellise hinnaga, mitte hinnaga, vaid need tükid ja need tooted kätte, siis kui arve kõik sellega vastab, siis arveid ei pea enam üldse kinnitama. Suur osa arvetest läheb kinnitusringist mööda. Ja me jääme siis tegelema ainult nende asjadega, mis tõesti on erisus. Oli koguse erinevus või hinna erinevus või me pole seda kaupa saanudki, ehk me tegeleme ainult erisustega. Ja siit tulebki see 15 korda kiirem, mis on ju päris hea eesmärk, eriti kui meil on palju arveid. Kui ei ole palju arveid, siis tõenäoliselt erutab hoopis mõni muu automatiseerimise lahendus. Ja korra siis veel sellesse automaatse 3-poolse kontrolli loogikasse, et kinnitatakse ostutellimusi ja mitte arveid, mis ongi palju mõistlikum. Sellepärast, et see on nagu ju samm tagasi, et me ennetame valesid arveid. Seda ma rääkisin, arveid võrreldakse, siis süsteem võrdleb arveid ostutellimustega ja võrdleb neid ka vastuvõtudokumentidega. Kui kõik klapib, siis arved lähevad tähtajal maksmisele, õigetele kontodele, õigetele tarnijatele ühekordselt, mitte kunagi topelt, mitte kunagi IBANitesse ja nii edasi. Ja inimene sekkub ainult siis, kui on mingisugune probleem, hind tellimusel ei klapi, maksetingimus ei vasta kokkuleppele või on vähem kaupa. Selle graafiline kirjeldus on selline, et ostja teeb oma süsteemis tellimuse. Müüjal, ostjal on, ma ei tea, ükskõik mis, Merit, Directo, SAP, Navision, mis iganes, ja vastupidi siis tema tarnijatel või müüjatel, kellelt ta ostab kaupa, neil võivad olla täiesti erinevad erbid. Ühel siin paistab olevat SAP, järgmisel Axapta ja 3. Simple Books, kodumaine. Saadab selle tellimuse, see tellimus jõuab siis otse sinna müüja tarkvarasse. Müüja tarkvara genereerib sealt vastu elektroonilise saatelehe. Ostja tarkvaras, kui kaup kohale jõuab, genereeritakse vastu, loetakse üle need tooted, kas kõik klapib. Ja kui on nüüd minu enda, mina olen ostja tarkvaras olemas, minu tellimus ja minu vastuvõtt ja kui nüüd tuleb müüjalt see arve ja tegelikult see rakendus toetab nüüd siinkohal mõlemat, nii e-arvet ka PDF-i, aga mõte on selles, et kui mul on need 3 dokumenti, see 3-poolne kontroll, mul on tellimus, vastuvõtt ja arve, siis see reaalaja majanduse rakendus, neid on mitmeid juba täna, mitte juba täna, vaid 5 või 10 aastat on sellised rakendused põhimõtteliselt olemas olnud. Nii et see süsteem kontrollib, kas need 3 dokumenti klapivad, kui nad klapivad, siis läheb otse ilma inimsekkumiseta, inimene ei näe ka seda arvet, läheb ostja ERP-i ja läheb maksmisele. Ja väide siis rahvusvaheliste uuringute põhjal on see, et väga suur osa arvetest tegelikult klapibki tellimuse vastuvõtuga. 80% arvetest klapibki. Ja need 20%, mis siis ei klapi, need satuvad siis sinna kinnitusringi, hakatakse siis otsima, et kus see viga tekkis, suheldakse tarnijaga,
võib-olla siis tuli 2 tükki rohkem, me aktsepteerime need 2 tükki rohkem või saadame need tagasi, klaaritakse ja siis ainult 20% arveid vajabki menetlust. Nii et me oleme selle lahendusega väga suurest osast oma tööst lahti saanud. Väga äge. Nii. Ja minu viimased paar slaidi, kuigi võiksin kõigest sellest rääkida hea meelega kauem, ongi võib-olla siis meelde tuletuseks, et neid dokumente, mida elektrooniliselt vahetada on palju. Väga paljud mõtlevad ainult e-arvele. E-arve on, võiks öelda mingis mõttes, ütleme, et ta on dokumendipere isa või ema või vanaisa hoopis, kes iganes siis, keda kõige tähtsamaks peab. Aga ta kindlasti kaugeltki pole üksi, et arve ei ole mingis ka üksinduses, on ju, et tegelikult on ju nii tõesti, et kõigepealt üldse tuleb tellimus ja siis läheb vastu saateleht ja siis on see vastuvõtu kinnitus ja siis on arve, et siin on juba 4 dokumendi iga tehinguga. Kas see on kõik? Ei, see ei ole kõik. Me alustame üldse sellest, et ettevõtted teevad kõigepealt hankeid, hankepakkumisi, siis tuleb hankevõidust teavitada, siis tuleb kui me nüüd oleme läinud selle igapäevase ostu-müügi juurde, siis tuleb vahest 3. osapoole saata e-tarnekorraldus, vastu võtta tarnekorralduse kinnitus, tehingi lõpparvega, edasi tuleb ju maksta, tuleb maksekorraldus, maksekinnitus võib-olla tarnile saata, faktooringusse tuleb vahepeal midagi saata. Või kui miski ei klappinud, siis tuleb teha tagastus, miks mitte elektrooniliselt, ja kreditarve. Ehk dokumendi peres on palju liikmeid. Ärme neid siis ära unusta. Ja siis see minu lemmik slaid, mida ma ikka igale poole ka sokutan, et miks üldse siis ikkagi automatiseerida. Ja teadlased on tõestanud, et selle mõttetu rutiinse töö tegemine teeb inimesed õnnetuks. Ja kui see rumal korduv töö ära kaotada, siis inimesed on õnnelikumad. Ehk miks me sellest reaalaja majandusest ja elektroonilisest andmevahetusest räägime, sellepärast, et need teevad inimesed õnnelikumaks. No vot, siit minu kokkuvõte. Alustasin siis sellest, et on sammud, teeme ettevõtte sees asjad korda, siis teeme ettevõtte vahelise andmevahetuse korda, siis muidugi miks mitte ka riigile saadame elektrooniliselt andmeid. Ja tõepoolest, kui me selle kõigega oleme hakkama saanud, siis või selle kõrvalt tublilt tegime ka rahvusvaheliselt andmevahetust. Ja mina rääkisin sellest teisest sammust. Mida teie võiksite ja peaksite tegema? Vaadata oma ettevõtte olukorrale otsa, siis vaadata ringi, mis sõbrad on teinud, need, keda te usute, otsustada, mis järjekorras te hakkate asjadega pihta, valida sobivad tööriistad, vaadata ringi, Eestis on väga palju ägedaid teenusepakkujaid, vii ellu, ja siis oledki õnnelikum kui enne. Need on need tööriistad, mis on Eestis kõik olemas. Võtke kasutama. Ja ongi kõik. Aitäh, Hele, selle suurepärase ettekande eest. Me oleme siin nendest paljudest asjadest kuulnud ilmselt 25 aastat, nagu sa enne mainisid ka. Aga kus seal dokumendi peres e-veose leht asub? No, nüüd jällegi, et ja mis vahe on e-saatel ja e-veose lehel, see on väga huvitav, sest tegelikult ma umbes just sel nädalal sellel teemal olengi mõtelnud. Et võib jälle, ja seda ma nüüd siis ise defineerin, et minu esitus oli see e-saateleht tõepoolest siis 2 ettevõtte vahel. Et äkki siis see veosleht, millest ennem räägiti, oli palju ägedam veoseleht, kuna nendest andmetest saavad siis kasu palju rohkemad osapooled. Nii et võib-olla ma siis teeks nende 2 vahel vahet niimoodi. Või siis täpsustaks pigem, et see on see 3., kes nende 2 esimese vahel on, kes reaalselt kauba toimetab füüsiliselt kohale. Ehk siis vedaja. Aga mitte ainult ju, eks ole. Ma saan aru, et see EFTi asi ikkagi sul läheb kuni ametnikeni välja, mitte ainult 3. osapoole. Ja nüüd ma tahtsingi veel küsida, ma tean, et sa pead kohe ära minema, et kuidas te EFTi platvormi suhtestute? Siin ennem just räägiti sellest, et 2027 me sellega teeme ära. Et see tuleb teie rakendustest sisse. Jah. Suurepärane. Meil põhimõtteliselt, meil on 27 dokumenti seal olemas, mis see e-veoselest sinna teha on. Just, väga hea. Ja viimane küsimus ennem, kui sa tormad, et kuidas teil selle küberturvalisusega on? No, kui see väga hea, kui meil vahest kliendid ka küsib, kuidas meil sellega on, siis me ütleme, et meil on kliendiks Swedbank ja Kaitsevägi, et
see räägib iseenda eest. Võiks juba nagu olla. Selge pilt, aga kuna sa pead tormama, siis suur aitäh selle ettekande eest. Kindlasti järgmistes episoodides kohtume veel. Ja meil oli stuudios Hele Hammer, Telemaja juhatuse liige ja omanik. Aitäh, Hele! Aga nüüd oleme jõudnud järjega sinnamaali, et räägime ka riigi ehk Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajaga, mida meil siis reaalaja majanduse vallas nii e-arvete kui ka e-veoselehtede kui ka muudel teemadel huvitavat toimumas on. Ja ma palun siia esinema Viktoria Postrak-Kutorina, kes on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi reaalaja majanduse valdkonna juht. Tere, Viktoria! Ja sõna on sinul. Aitäh! Tänan tänud Ulrikale ja Helele, et siis nii põhjaliku ülevaate eest või täpsemalt ülevaadete eest, et mina olen siis Viktoria, tulen Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, olen reaalaja majanduse valdkonna juht ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi roll ongi juhtida reaalaja majanduse arengut Eestis ja siis kindlasti ka elluviimist. Ja siis täna räägime ka natukene nagu võib-olla laiemast pildist, aga et Ulrika rääkis, et siis kuidas nagu see regulatsioon on tulemas, siis Hele andis ülevaate siis ettevõtte protsessidest, et ostu- ja müügi tehingutest. Ja mina mõtlesin, et siis ma alustan siis sellest, et räägin, mis on reaalaja majandust, aga ma mõtlesin, et ma ikkagi alustan ühest elulisest näitest, et siis võib-olla panen hetkeks riigiametniku kõrvale ja siis tulen tagasi sinna oma töökarjääri algusesse, kus ma alustasin siis tööd logistikuna ühes transpordiettevõttes. Ja siis logistikud teavad ja siis ma loodan, palju logistikuid meid praegu vaatab ka, et logistiku töö on niigi stressirohke ja üks selline näide, mis nii minu elus olnud ja ma tean ka paljudel teistel logistikutel on kindlasti seda olnud, et reede õhtu. Tööpäev on juba läbi, aga üks kiire tarne, mis kindlasti peab siis reedel nagu välja sõitma, muidu ta jääb seisma veel nagu pariks päevaks, et esmaspäevani ja siis keegi seda ei taha logistik, seda ei taha ladu, seda ei taha autojuht ja seda kindlasti ei taha ka klient, et kes seda kauba väga-väga ootab ja kindlasti, et siis logistikuna sa tahad, et klient oleks õnnelik. Ja sa üritad anda endast parima, et siis see ikkagi auto hakkaks liikuma. Aga jällegi palju andmeid, siis tuleb dokumente vormistada. Ja siis juhtubki, et tuleb viga sisse lihtsalt ümbertrükkimisest, et siis kõik kasutavad tarkvara, aga siis need andmed oma vahel ei liigu ja siis inimesed tekivadki ümbertrükkimisega. Ja siis tuligi viga sisse. Tulemusena oli see, auto küll hakkas liikuma, aga kuni tegemist oli siis Euroopa Liidust väljapoole veduga, et siis see jäi piiri peal seisma. Ja kui ma nägin ühte infot, et siis nagu sellist fakti, et üks viga, et nagu kui üks andmeväli on kuskil nagu vigane mingis transpordidokumendis, siis võib tekitada tarnes viivitusi kuni 24 tundi. Tol korral see põhjustas mitu päeva viivitust. Ja kui Hele rääkis sellest, et siis miks peab digitaliseerima, ongi see, et mõttetu töö teeb inimesi rahulolematuks ja siis aga üks teine pool on ka see, et kuna logistikutöö on niigi stressirohke, siis nagu see veel tekitab stressi juurde. Ehk siis selliste digilahendustega me saaksime ka seda stressi maha võtta. Ja kindlasti, et siis kui, nagu me teame, ainult liikuv transpordivahend toob omanikule kasu, siis kui see seisab niimoodi tühja, siis see ettevõttele ka ei ole
mis logistikaettevõttele ka ei ole hea. Ja siis tekivad kulud, mõttetud raiskamised, ehk siis kogu see digitaliseerimise protsess aitab meil kindlasti aega ja raha kokku hoida ja siis kasutada meie ressursse tõhusamalt. Nii, ja siis riigiametnik tuleb tagasi ja räägime, mis on siis reaalaja majandus, et siis ma loodan minu slaidi näha. Suurepärane. Et reaalaja majandus ongi digitaalne ökosüsteem, et kus info liigub, majandustehingute info ja siis haldustoimingute info liigub osapoolte vahel automaatselt, ehk siis digitaalselt, masinloetavalt, struktureeritult ja siis reaalajas või siis minimaalse ajaviitega, et inimesed ei pea enam tegelema siis ümber trükkimisega ja siis käsitsi sisestamisega. Kusjuures, et siis nagu nendest aegadest ma vihkan käsitsi sisestamist ja võib-olla, et siis nagu reaalaja majandus natukene ka minu sisemine nii-öelda missioon, miks ma sellega tegelen. Ja üks siis eesmärkidest on ka see, et paberipõhised protsessid liiguks masintöödeldavasse kujule, et ja kõik info liiguks automaatselt. Ja siis kui Hele rääkis siis nagu reaalaja majanduse nagu lahendustest, et siin võib-olla ei ole ühte siis nii-öelda sellist nagu konkreetse nagu lahendust, nagu mis oleks reaalaja majanduse lahendus. Et see võib olla siis kui rohkem ka uus nii-öelda mõtteviis ja uus töökorraldus, et siis kuidas mina oma ettevõtte sees või siis saan oma tööd tõhusamalt teha ja siis kuidas ma partneritega saan vahetada infot tõhusamalt. Ja reaalaja majandusel siis me nii-öelda eristame 3 nii-öelda nagu sammu, kuidas see reaalaja majandus toimib, et esimene samm on siis andmete loomine, et me loome põhiline, et siis me loome andmeid masinloetavalt juba algusest peale, et kui siis tuleb mingid andmeid sisestada, siis me sisestame siis tarkvarasse üks kord ja siis edaspidi kogu see info partnerite vahel ja siis kogu tarneahelas liigub automaatselt ilma siis täiendava sekkumiseta. Siis teine samm on andmete jagamine, et kui me oleme juba andmeid loonud sellisel viisil, et siis see võimaldab masinloetavalt neid edasi jagada, siis me kindlasti soovime jagada neid andmeid. Ja me võime jagada andmeid nii siis oma partnerite vahel, ehk siis nagu ettevõtete vahel ja kui me seda teeme, siis miks mitte riigiga neid andmeid vahetama. Aga et siis ma rõhutan seda, et reaalaja majandus, nagu Hele ütles, et siis et ei ole ainult siis nagu riigiga suhtlus, aga siis ka andmete jagamine ka ettevõtete vahel. Küll me oleme siis palju rõhutanud viimasel ajal just riigiga suhtlust, et kuna me saame ka palju tagasisidet nii ettevõtjatelt ja ettevõtjate nõukoja ettepanekutest on hästi välja tulnud ka see, et siis halduskoormus on väga suur, et andmeid sisestatakse topelt erinevatesse keskkondadesse ja on aru saada, et siis ettevõtjad soovivad seda olukorda parandada ja siis me teeme tööd selle nimel, et aruandlus oleks ka masinloetav ja automaatne, aga kindlasti me ei unusta ära ka ettevõtete vahelist andmete jagamist. Ja kolmas samm, lisandväärtusega teenused, et kui me oleme andmeid loonud, andmeid jaganud, siis meil tekivad ka juba kvaliteetsemad andmed. Me saame sellest teha kvaliteetsemad prognoosid, ettevõtjad saavad ka teha siis kiiremaid otsuseid, siis ka paremaid otsuseid ja ka riigi jaoks siin tekib võimalus luua personaliseeritud teenuseid.
Ja siis loomulikult, kui me räägime siis tehisintellektist ja uutest tehnoloogiatest, kindlasti siin on arenguruumi ja võimalusi, kuidas neid andmeid paremini kasutada nii siis ettevõtjate heaks, riigi heaks ja siis ka üleüldiselt ühiskonna heaks. Ja 3 suuremat põhieesmärki ongi vähendada halduskoormust, tõsta andmete kvaliteeti ja siis kättesaadavust ja toetada nutikamaid otsuseid, et ettevõtjal jääks rohkem aega põhitegevuseks. Ja potentsiaalne mõju meie siis paar aastat tagasi läbi viidud uuringu käigus nagu selgus, et kui meil Eestis reaalaemajandus nagu toimiks 100%, siis see kogu kokkuhoid oleks 14 miljonit töötundi aastas ja hinnanguliselt 200 miljonit eurot aastas. Et võib-olla siis nagu ühe ettevõtte vaates see tundub nagu liiga suured summad ja siis mis minu panus on, aga ikkagi tervik on suurem kui tema osade summa ja siis igaühe, isegi väiksema ettevõtte panus sellesse, kui ta hakkab kasutama digitaalseid lahendusi, annab väga suurt mõju. Nii, ja rääkisime täna ka siis EVEOS-e lehtedelt ja siis e-arvetelt, et Hele tõi väga hea näite ostu- ja müügiprotsesside puhul, et siis kuidas dokumendid on omavahel seotud ja siis ostu-müügiprotsessi vaatest, aga kui näiteks me vaatame logistikaettevõtted, et kellel tellitakse vedu, siis neil samamoodi tekivad siis nüüd kõigepealt EVEOS-e leht ja kindlasti siis selleks, et oma tellijalt raha saada, siis ettevõte peab esitama arve lõpuks, kui siis vedu on toimunud. Mida on praegu, kuidas paljud ettevõtted veel toimetavad, kui siis nad tellivad vedu, saavad siis arve, siis hakkavad üles otsima kas emailidest või siis kuskil mujalt isegi paberitelt, et seda CMR-i ehk siis EVEOS-e lehe, et siis oleks selge, et siis nagu see vedu on toimunud, arvet võib maksta. Ehk siis lisaks ostu- ja müügiprotsessidele siis ettevõtetes nagu toimub ka siis nagu teised protsessid, mis on seotud ka logistikaga ja siis kui me räägime kõige sellist nagu fansimast lahendusest, et kus kõik toimub automaatselt, et süsteem automaatselt nii-öelda nagu klapitab tellimused ja arved, siis see võiks toimuda ka EVEOS-e lehtede ja siis CMR-idega samamoodi, et kui tuleb arve, siis leidakse üles õige EVEOS-e leht ja siis ongi arve kinnitatud ja läheb maksmisele ilma täiendavate sekkumisteta. Ja kindlasti siis nendel, kui me loome siis need andmed juba masinloetavalt, siis tekib ka siis teisi võimalusi, kuidas EVEOS-e lehe ja e-arvet omavahel koos toimima panna. Ja natukene siis ma mainisin, et meie fookus on siis riigiga suhtlus, et siis ettevõtjad saaksid lihtsamini andmeid esitada, et siis EVEOS-e leht siin tekitab ka võimalusi, näiteks nagu jäätmetes, et Kliimaministeeriumil on praegu arenduses pilootprojekt jäätmete valdkonnas, et selleks jäätmearuandluseks vajalikud andmed perspektiiviks hakkaksid tulema EVEOS-e lehtedelt ja et ettevõtjale ei ole vaja andmeid täiendavalt koguda ja siis neid kuskile sisestada jälle. Samal põhimõttel on juba PRIA-l toimib kariloomade andmete edastus ka EVEOS lehe kaudu. Ja Statistikaamet vaatab ka EVEOS-e lehe võimalusi, et selle siis transpordistatistika vaatest
et ettevõtjad ei peaks, siis veoettevõtjad ei peaks täiendavalt esitama siis statistika aruandlus, et väga palju andmeid saab ka e-veose lehest kätte. Et siis kui Ulrika rääkis sellest, et siis tuleb ühtne FTI värav, kuhu pääsevad ligi kõik pädevad asutused, kõigepealt siis Politsei- ja Piirivalveamet, aga ka Statistikaameti jaoks on ka siin võimalusi. Nii, ja kui me tuleme tagasi HEFTi määruse juurde, siis jah, et tundub, et siis need 2 aastat veel päris kauge tulevik, aga tegelikult ei ole. Ja kui me räägime siis väga palju regulatsioonidest, et ikkagi minu üleskutse natukene laiemalt vaadata ja siis vaadata, mis võimalusi võib veel kasutada e-veose lehtede puhul, et siis kuidas seda andmestikku saab siis kõigepealt ettevõtte heaks kasutada ja meie omalt poolt vaatame, et seda poolt, et sama andmestikku kasutada ka aruandluseks. Ja selleks, et toetada ettevõtjaid, me oleme avanud siis toetusvoorud, mis puudutab e-veose lehe liidestamist, et see voor on praegu veel käimas kuni 30. septembrini, et siis nendel, kellel on soov liidestada oma süsteeme FTI platvormiga, siis neil on võimalik seda riigi toel teha. Ja siit pool ka jällegi, et siis 2 aastat tundub päris kauge tulevik, aga kui see võimalus praegu on olemas, et oleks hea seda praegu kasutada. Võib-olla natukene etteruttavalt rääkides toetusvoorudest, sügisest tulevad ka uued toetusvoorud, et siis enam meil ei ole seda e-veose lehega seotud eraldi toetust, aga toetame ettevõtjaid ja ka väiksemaid ettevõtjaid, et nad saaksid enda protsessi digitaliseerida ja siis valida endale sobiva tarkvara. Samamoodi ka suuremad ettevõtted saavad automatiseerida ka oma sisemise protsesse ja just juba need süsteemid ja need andmestikud, mis on ettevõtte sees, on juba olemas, siis omavahel toimima panna. Et kui Hele rääkis, et see digitaliseerimine ei ole reaalaja majanduseks, siis see on kogu see esimene etapp, et igaüks võiks oma kodu korda teha, seda kindlasti, aga on näha, et oleks vaja selles osas ka toetust ja vaatamata sellele, et siis otseselt see digitaliseerimine ei ole reaalaja majandus, aga see on suur eeldus, et reaalaja majanduse ökosüsteem toimiks ja sellepärast me seda ka toetame. Ja kokkuvõtteks ma tahaks öelda, et kui tundub, siis reaalaja majandus on väga kuskil helesinine unistus, aga tegelikkuses nagu iga päevaga ta muutub reaalsuseks ja küll see ei toimi veel 100%, aga e-arved ja e-veose lehed on kindlasti üks samm sellele, et see süsteem hakkaks toimima. Ja lõpetuseks kutsun üles, kes veel ei ole mõelnud digiprotsessi siis oma äriprotsesside digitaliseerimise peale või siis arvavad, et oleks vaja selles osas midagi muuta, ehk siis julgustan seda teha, et siis kõik saaksid sellest kasu. Aitäh! Aitäh, Viktoria, see oli suurepärane lühiülevaade sellest, mis see reaalaja majandus on ja mida riik on üldse mõelnud kogu selle kontseptsiooni rakendamise all. Ja siit ka mõned küsimused, mida meil kuulajad on ka varasemalt juba küsinud, nimelt seda, et miks riigil üldse on seda reaalaja majandust kui sellisel kujul vaja?
Kõigepealt me Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis me vaatame ettevõtluskeskkonda. Et siis meie jaoks on oluline, et ettevõtluskeskkond oleks tõhus, mugav ja siia, et tahaksid tulla ka välismaised ettevõtted, oma siis ka ettevõtteid asutama, tehaseid luua ja et ka meie kodumaised ettevõtted tunneks ennast väga hästi. Ehk siis me tegelikult räägime paremast majanduskeskkonnast nii olemasolevatele ettevõtetele kui ka siis tulevastele ettevõtjatele ja välismaalastele investeerijatele. Just. Suurepärane. Kui nüüd teha väike võrdlus siin Põhjamaade või Euroopa Liiduga laiemalt, kas Eesti on oma digilahendustega ja näiteks selle sama reaalaja majanduse kontseptsiooni elluviimisega eeskujuks või pigem jälgume seal sabas? Kindlasti me ei ole sabas, et see on väga positiivne, et kõigepealt Eesti on tuntud nii Euroopa Liidus kui ka üldse maailmast oma riigiteenuste poole pealt, et siis meil on väga tõhusad riigiteenused, mis on suunatud rohkem siis kodanikele ja me kodanikena kõik tunneme seda mugavust, et siis nii juhilubade ütleme siis nagu vahetamisel ja siis kogu siis nagu, ma ei tea, toetused siis ja tuludeklaratsiooni esitamine siis paar klikki ja tehtud, siis ettevõtjate vaatest, et see olukord ei ole veel nii hea, aga me liigume sinna poole, et ja kindlasti siis Euroopa Liidus on ka samameelseid riike, näiteks kõige rohkem Soome ja siis Soome on ka meie koostööpartner, et nad vaatavad ka samas suunas, et siis lihtsustada siis selle riigiga suhtlus ja siis aruandluse protsesse. Me natukene läheneme siis nagu erinevalt, aga ikkagi eesmärk on sama. Ja mis puudutab siis nagu e-arveid, millest täna väga palju juttu olnud, siis Soome on meist ees, et neil see e-arvete kasutus on üsna siis lai ja see neil nagu toimis niimoodi, et siis nagu riik ei oleks pidanud üldse sekkuma, et siis ettevõtjad ise hakkasid seda kasutusele võtma. Et meil see olukord ei ole nii hea, aga ikkagi see e-arvete kasutuse kasvutrend jätkub. Tänase seisuga on üle 15 000 juriidilise isiku, kes ostuarveid vastu võtavad ja 1. juulist jõustus ka raamatupidamisseaduse muudatus, mis ütleb, et ostjal on nüüd tänapäeval õigus nõuda endale e-arve esitamist. Seda me oleme siin erinevates webinarides ja videopodcastides reaalaja majanduse teemadel ka käsitlenud, et kuidas seda asja interpreteeritakse, aga nüüd augusti alguses, kui me praegu siin salvestust teeme ja ülekannet teeme, siis hetkel nagu ei kosta kuskilt ei kisa ega virinat, et oi, e-arve on kohustus. Et no kõigepealt see ei ole lauskohustus. Et see annab võimaluse siis ettevõtetel, kes soovivad e-arveid vastu võtta, et seda seaduse tasemel nõuda oma partneritelt, aga see võimalus on olnud ka enne seda ja siis paljud ettevõtted, eriti suuremad ettevõtted on seda teinud ja siis oma partneritelt nõudnud siis e-arveid. Et jah, et siis ma arvan, see ikkagi aitab kaasa sellele kasvutrendi jätkule, et aga jah, meil on veel siin arenguruumi. Ja Rahandusministeerium interpreteerib seda sõnastust, mida seal raamatupidamisseaduses on kirja pandud sellisena, et ostjal on tahteavaldus esitatud, kui ta on äriregistris üles andnud oma e-arve aadressi. Ja kuivõrd see tahteavaldus on ametlik, siis peabki järgima müüja seda justkui kohustuslikus korras. Samas hetkel ei ole kuulda olnud, et mingisugune laiem diskussioon sel teemal kostaks, nii et elame-näeme, vaatame, mis juhtub. Jah. Vaatame ja siis no, kõigepealt mõned tarkvarad on teinud ka siis juba äriregistriga liidestuse, et ma tean siis nagu mõnedes tarkvarades nagu see võimalus olemas, et siis kui minu siis partner juba võtab arveid vastu ja siis kui ma hakkan talle arvet nagu saatma, siis süsteem automaatselt tuvastab, et siis nagu see minu partner on arve võimaline ja ma saan ka juba kohe seda e-arvena edastada. Et
ja noh, näiteks, et siis kuidas nagu Soomes läks nagu hästi arvetega just nagu selle pealt, et suuremad ettevõtted ka samamoodi hakkasid nõudma e-arveid oma partneritelt ja siis kogu see süsteem niimoodi neil hakkas toimima. Et küll neil ei olnud nagu kohustust, aga see on ka hea näide ja on alust arvata, et selline lähenemine aitab meid ka. Ja võiks öelda niimoodi, et tegelikult Eesti on sellise näite ju reaalselt teostanud juba sisuliselt sajandi vahetusel, võttes kasutusele internetipanga. Ja internetipanka keegi ei kohustanud kasutama, aga tänapäeval ma ei kujuta ette ühtki ettevõtet või raamatupidajat, kes viitsiks minna maksekorraldust panka esitama jalgsi või käsitsi seda täitma seal. Nii et selles suhtes ilusaid positiivseid näiteid on ju Eesti majandusajaloost küll ja veel. Aga kui reaalaja majandusest veel siin kokkuvõtlikult rääkida, siis milline see helge tulevik võiks olla? Kas tulevik võiks olla selline, et kõik ettevõtted, mis Eestis tegutsevad, peavad olema ühendatud omavahel läbi erinevate rakenduste, et saaks kasutada ühekordse säästuse printsiipi, kes osutab teenust, müüb kaupa, teostab mingisuguseid toiminguid ettevõtete vahel, et tema süsteem on alati automaatselt teiste süsteemidega seotud. No selline kaugem tulevik, ma arvan, võikski olla selline, et siis ma ei pea mõtlema, et kui ma tahan kas tellimust esitada, e-veose lehte saata või siis arvet saata, siis kindlasti see võiks olla juba süsteemi sees olemas, et siis ma kasutajana ei pea mõtlema, et siis kas minu partner on siis nagu on võimeline vastu võtma minult siis need masinloetavalt andmed, et siis see võiks ikkagi toimuda niimoodi, et see kasutaja vaatest nagu ei muutuks midagi, aga muutub see taust. Ja noh, kui me räägime väga kaugemast tulevikust, et siis võib-olla me enam ka kunagi üldse ei räägi arvetest või siis mingitest nagu dokumentidest. Et nii kui ma olen seda maininud ka teistel nagu üritustel, et tegelikult, kui sa esitad arve oma partnerile, tegelikult sa ei taha esitada arvet. Sa tahad, et oma siis nagu raha saada siis osutatud või siis teenuse eest või müüdud kauba eest. Et ja võib-olla kunagi me enam ei mõtle siis nii-öelda dokumentide nii-öelda nagu formaadis või siis kuidagi, aga siis mõtleme rohkem siis nii-öelda andmete vaatest, et siis me vahetame andmeid, mis meil on vajalikud siis majandustehingu toimimiseks. Ja kas riik võiks sel juhul kuidagimoodi olla see garant või turvaja, et need andmed on tõesti kaitstud ja küberturvalisuse eest on kõige kõrgemal tasemel hoolitsetud? Siis kõigepealt riigina me ei loo siis erinevaid süsteeme, mis on siis nagu suunatud ettevõtjatele ja siis meil on olemas riigiteenused, mis kindlasti vastavad siis nendele kõige kõrgematele standarditele, et nii küberturbe kui ka andmekaitse osas. Et aga siis mida me saame teha, me saame suunata turgu, et siis nad liiguksid ka selles suunas, et siis lahendused oleksid turvalised ja andmed on kaitstud. Ja siin oleme varasemalt erinevates saadetes rääkinud ka sellest, et mikroettevõtjal on suurepärane võimalus pärast ettevõtte asutamist hakata kasutama registrite ja infosüsteemide keskuse poolt loodud e-arveldaja nimelist raamatamisprogrammi, mis on ju ka sammukene sinna reaalaja majanduse poole koos oma e-arvete ja andmepõhise aruandlusega. Nii et selles mõttes riik isegi täitsa toetab vähemasti mikroettevõtjaid. Ja siis mis puudutab mikroettevõtjaid, siis RIK-is on ka juba edukalt toimunud pilootprojekt, et siis mikroettevõtjad saavad esitada majandusaasta aruandeid automaatselt. Minu teada vähemalt 4 tarkvara on sellega juba liidestunud. Ja siis see, ma arvan, väga suur ka edasiminek ja abi siis mikroettevõtjatele, kes ei pea enam siis võib-olla raamatupidajate nagu teenust kasutama, aga kui nad sisestavad andmeid oma tarkvarasse nii, nagu see mõeldud on, siis see majandusaasta aruanne juba jookseb automaatselt välja. Just, mis on suurepärane näide jälle innovatsioonist, seekord siis andmepõhise aruandluse poole peal.
aga siin peame vist otsad kokku tõmbama, meil saateaeg hakkab täis saama, oli väga meeldiv rääkida reaalajamajanduse erinevatest tahkudest, eelkõige e-veose lehe ja e-arvete ja e-saatelehtede ja suure dokumendipere teistest e-seltsimeestest. Ja ma arvan, et järgmisel korral, järgmistes podcastis arendame seda reaalajamajanduse kontseptsiooni ja realiseerimise teemat edasi. Aitäh, Viktoria, tulemast, aitäh valdkonda juhtimast, tänu sinule asjad arenevad Eestis ja aitäh kuulajatele, vaatajatele. Aitäh!